anda lootust, anda usku, et minna julgelt edasi koos sinuga. Õnnista kõiki Pildiraadio vaatajaid, õnnista neid, kes jälgivad meid YouTube'ist või Facebookist, kanalid, mis on täna meie kasutuses. Issand, anna ka siin tarkust neid kasutada headel eesmärkidel. Issand, tänu sulle, et sa ei ole jätnud meid vaeslasteks, vaid sinu püha vaim on meie sees, et julgustada, kinnitada. Jeesus, tänu sulle, et ka täna võime rõõmustada sellest, et sina elad ja sina valitsed jätkuvalt. Tänu ja kiitus sulle, Jeesus. Aamen. Head vennad ja õed, olukorrad, millega seisame täna silmitsi, tuletavad meile meelde, kui vajalik ja oluline on Jumala sõna tundmine ja selle praktiseerimine oma elus. Apostel Pauluse julgustused kogudustel on siinkohal suureks toeks ja abiks. Soovin teid, armsad kaasvõitlejad, julgustada uskuma ja praktiseerima vaimulikku sõjavarustust, millest Paulus kirjutab eefeslastele. Ja tsiteerin siinkohal Efesuse kirja 6. peatükist 10-18 salmid. Viimaks veel, saage vägevaks Issandas ja tema tugevuse jõus. Pange ülle Jumala sõjavarustus, et te suudaksite seista kuradi salanõude vastu. Meil ei tule ju võidelda inimestega, vaid meelevaldade ja võimudega, selle pimeduse maailma valitsejatega, kurjade taeva aluste vaimudega. Seepärast võtke kätte kõik Jumala sõjavarustus, et te suudaksite vastu panna kurjal päeval ja jääda püsima. Kui te olete kõik teinud, seiske nüüd ja teie nõuded olgu vöötatud tõega ja teil olgu seljas õiguse soomusrüü ja teie jalgades olgu valmidus minna kuulutama rõõmusõnumit rahust. Kõigepealt aga võtke kätte usukilp, millega te võite kustutada kõik kurja põlevad nooled. Võtke ka päästekiiver ja vaimumõõg, see on Jumala sõna. Ja palve ja anumisega palvetage igal ajal vaimus ning selleks valvake kogu püsivusega ja eestpalvetega kõigi pühade eest. Apostel Paulus palub Tiitust, et ta tuletaks kogudustele meelde ka kristlaste kohustust selles maailmas. Ja ta kirjutab Tiitusele, tuleta neile meelde, et nad alistuksid valitsejaile ja võimukandjaile, oleksid kuulekad, valmis igale heale teole, kedagi ei teotataks, oleksid rahupüüdlikud, leebed, osutades kõigi inimeste vastu igapidi tasavust. Head sõbrad, vennad-õed, selles olukorras on ääretult oluline, et me igaüks käituksime vastutustundlikult ja arukalt. Korralduse, mille tegi Eesti Vabariigi valitsus 12. märtsil, puudutab meid kõiki. Ja see, kuidas tuleb kirikutel eriolukorras tegutseda, on ka reguleeritud eraldi Siseministeeriumi korraldusega. Toon siinkohal välja mõned punktid Siseministeeriumi korraldusest. Usuliste ühenduste tegevus eriolukorras. Kuna inimeste kogunemiste keelamise eesmärgiks on koroonaviiruse leviku ennetamine ja tõkestamine, siis laienevad piirangud ka Jumala teenistustele ja teistele sarnastele kogunemistele. Kõik usulised avalikud organiseeritud üritused, sealhulgas avalikud Jumala teenistused, kirikukontserdid ja muud inimeste kogunemised tuleb lükata edasi või ära jätta kuni uute juhiste või eriolukorra lõpuni. Nende vahendamiseks soovitame kasutada elektroonilisi vahendeid. Riik tagab ka eriolukorras oma kodanike ja kõigi inimeste usuvabaduse, arvestades samas inimeste tervise kaitse kaalutlustega.
Jätkub usuliste talituste eraviisiline läbiviimine, sealhulgas hingehoidlikud vestlused, piht ja armulaud ning teised vastava usulise ühenduse spetsiifikast lähtuvad tegevused, mis tuleb korraldada selliselt, et on välistatud nakkusoht teistele inimestele. Selleks, et inimesed saaksid täita oma isiklikke usulisi vajadusi, võivad usuliste ühenduste kasutuses olevad kirikud ja muud palve- ja pühakojad jääda isiklikeks külastusteks avatuks. Kuidas me käitume siis antud olukorras Eesti Kristlikus Nelipühi kirikus ja ka Nelikaare kogudus sealhulgas? Järgime riiklike ja kohalike omavalitsuste poolt vastu võetud otsuseid ja juhiseid inimeste liikumise ja kogunemise kohta. Järgime antud olukorras kõige mõistlikumaid hügieenireegleid. Kui oled tulnud riskipiirkonnast või kokku puutunud koroonaviirusesse haigestunuga, siis püsi kodus. Antud olukorras julgustan pastoreid ja nende abilisi võimalusel kasutama tehnilisi vahendeid, et edastada vaimulikke sõnumeid meedia vahendusel. Lähtume kohalikus koguduses koguduse pastori parimast tunnetusest muude koguduse igapäevategemiste korraldamisel. Julgustame inimesi kuulama ja vaatama vaimulikke meediakanaleid. Teavitame koguduse pastorit, kui keegi lähedastest haigestub viirusesse, et teaksime palvetada. Ja palvetame viirusesse haigestunute pärast üldiselt ja kogu tekkinud olukorra lahendamise pärast Eestis ja kogu maailmas, et Issand Kristus oleks ise kõiki tervendamas ja õnnistamas. Tingituna eriolukorrast Eesti riigis lükkub Eesti Kristliku Nelipühi kiriku kevadkonverents 2020. aasta sügisesse. Kui olukorrad lubavad, siis EKNK suvelaager toimub 6.–9. juuli Nelijärve puhkekeskuses. Jooksvalt postitame informatsiooni EKNK kodulehel, EKNK pastorite listis ja EKNK üldlistis. Ja soovitame küsimuste tekkimise korral võtta ühendust sekretäriga eknk@eknk.ee posti aadressi. Mis puudutab konkreetselt Nelikaare kiriku tegevust, siis siinkohal on mul teile, head koguduse liikmed, öelda järgnevat. Pühapäevase jumalateenistuste sõnumid ja teated on jälgitavad pühapäeviti kell 11.00 facebook.com Nelikaare kirik kaudu ja õhtul kell 17.30 Kuressaare pildiraadios ja esmaspäeval kordusena kell 17.00 samuti Kuressaare pildiraadio vahendusel. Kodugruppide, palvegruppide, ülistusproovide, noorteõhtute, piiblikooli kogunemised on peatatud kuni 1. maini 2020 või kuni olukorra paranemiseni. Soovitame tööaru juhtidel võimalusel kasutada tehnilisi vahendeid, mille vahendusel on samuti võimalik koos palvetada, pidada piiblitunde ja muid sarnaseid osadushetki korraldada. Täna toimuma pidanud koguduse aasta koosolek on lükatud edasi ja uue aasta koosoleku toimumise aja anname teada hiljemalt 2 nädalat enne koosoleku toimumist. Ja soovi korral saate omapoolse finantsilise toetuse anda, kasutades internetipanga võimalusi ja siinkohal tuletan meelde Eesti Kristliku Nelipühi kiriku Kuressaare koguduse kontonumbri, milleks on EE 3022 00 22 1 0 11 0 46 162. Välja kuulutatud eriolukorrad on eelkõige vajalikud selleks, et meie ühiskonnas
viia hetkel nakatumisoht võimalikult minimaalseks ja siin tasub endiselt jälgida Terviseameti suuniseid ning riigi ja kohalike omavalitsuste otsuseid. Head vennad ja õed, kutsun teid üles tekkinud olukorras isiklikule palvele ja paastule esmaspäeval 16. märtsil käesoleval aastal. Ja lõpetan Apostel Pauluse üleskutse ja julgustusega kirjas Filiplastele 4. peatükk 6. ja 7. salm. Ärge muretsege ühtegi, vaid teie vajadused saagu kõiges Jumalale teatavaks, tänuütlemisega, palumises ja anumises. Ja Jumala rahu, mis on ülem kui kogu mõistmine, hoiab teie südamed ja mõtted Kristuses Jeesuses. Soovin teile armu ja rahu, kallid vennad ja õed. Ja usume, et see olukord õige pea on lahenenud ja võimalus taas jälle koguneda ka siia Nelikaare kirikusse. Aga tänases olukorras, kus ei ole lubatud kogunemised rahva hulkadel, on ka meie siin olev seltskond väga minimaalne. Meie armas vend Veljo Puujalg, kes teeb ülekannet, ja tänane sõnumi edastaja vend Kalmer Koppel. Nagu näha, ei ole meil täna ülistustiimi siin, kuid loodetavasti on ülistus jätkuvalt teie südames. Kuid nüüd on mul hea meel, et Jumal on tervist kinkinud ja meie vend Kalmer Koppel on ilusasti kohal ja tuleb annab edasi ka tänase vaimuliku sõnumi. Ole hea, Kalmer. Ja armas kogudus, on rõõm olla teie ees läbi tehniliste kanalite. Natuke harjumatu on vaadata ühte saali, aga te olete seal kõik Pildiraadio või Facebooki grupi taga. Ja Jumal on sama, Jumala sõna ei muutu ja ükskõik, mis olukord meie ümber on, me lähme edasi. Ja Jumal on sama, Jumal on lubanud olla sama, Jumal on lubanud olla meie kõrval iga päev, olenemata sellest, mis olukorrad meil on. Me oleme näinud, et väga lühikese aja jooksul on maailm drastiliselt muutunud. Need olukorrad, mida me võib-olla kuu aega tagasi pidasime võimatuks, on täna meie reaalsus kahjuks. Ja me näeme, kui haavatavad me oleme inimestena üle maailma, kõik, kus me siis elame või kui rikkad või kui vaesed me oleme või mis olukorras me oleme, kas me oleme naised, mehed, noored, vanad. Me oleme ühe hoobiga kuidagi muudetud maailmas ja peame harjuma selle olukorraga. Mõtlen tänu Jumalale, kui see olukord on lühike. Me vaatame uudistest ja loeme, kuidas inimesed ostavad kaupu kokku poest hulganisti ja vahel mõni muigab ja naerab ja pilkab, et näed, on ikka rumalad, et ostavad igas asju kokku, see läheb ju kohe mööda ja kõik jätkub. Me ei tea täna, kas see on 100 meetri jooks, ehk siis kas kuu aja pärast on asi unustatud ja me pöördume oma igapäevases elurütmi või on tegu maratoniga. Ja me peame väga pikalt selles olukorras nagu toime tulema ja võib-olla need inimesed, kes täna ostavad kokku igasuguseid kaupu, on võib-olla meie õlekõrreks paari kuu pärast, aga ma ütlen, et me palume Jumalat, et see oleks võimalikult lühikene, see periood ja see viirus saadakse ikkagi kontrolli alla. Aga me peame olema valmis ka maratoniks. Ma mäletan mõned vanemad inimesed, kes on sõja ajal põgenenud Eestist. Nad on rääkinud sellise jutte, et kui nad läksid Rootsi või kus iganes läksid oma pakikestega, siis nad ei pakkinud oma asju lahti, vaid nad mõtlesid, et see kestab mõni kuu, et kui sõda on läbi, siis nad saavad pöörduda oma kodudesse tagasi ja nad istusid oma kompsud otsas ja ootasid. Kahjuks see ootamine oli 50 aastat ja nad pidid oma elukorralduse täielikult muutma.
ma veel ütlen, et tänu Jumalale, kui see on lühikene, aga olen ka, nagu Piibel ütleb, 1. Korintuse 16, valvake, seiske usus, olge mehised, saage tugevaks. Et me peame olema valvama ja Piibel ütleb veel, et me peame olema ette valmistatud asjadeks, mis meie elus võib ette tulla. Me näeme, et väga kiirelt võivad olukorrad muutuda. Aga Jumal ei ole ja ei taha meid kasvatada lumehelbekesteks, et me iga väikese või suure, kõik mis olukorra ees nagu lööksime põnnema, vaid Jumal valmistab meid sisemiselt ette tugevateks. Et need välised olukorrad võivad olla paremad või halvemad, aga Jumal on meie sees ja Jumal on suurem kui see, mis on väljapool. Me ei ole lumehelbekesed või kuidagi nõrgukesed, vaid me oleme Jumala sõdurid. Ja Jumala sõdurid on eesliinil ja meie ka, Jumal on kutsunud, ma usun, sellistes rasketes olukordades, Jumal tahab oma rahvast mobiliseerida just olema eesliinil. Seisma nagu Alur eelnevalt ütles, et meil ei ole võitlemist liha ja verega, vaid taevaaluste kurjuse jõududega. Jumal on kutsunud meid olema eesliinil, nii palves kui tegudes. Ja me ei ole lumehelbekesed, et me istume oma suletud uste taga ja mõtleme, et mis nüüd saab, vaid Jumal on kutsunud meid ülesse. Aga meil on see kuu selline teema nagu nälg ja ma pikalt mõtlesin kodus, et kas ma võtan selle teema või võib-olla selles olukorras peaks midagi muud tegema. Aga tuli südamesse see sündmus Iisraeli ajaloost, kui Iisraeli rahvas läks Egiptusest välja ja tõotatud maale. Nendel oli üks eesmärk, kuhu nad pidid minema. Ja korraga nad tajuvad, et nende taga on Vaara sõjavägi ja nende ees on Punane meri. Ehk siis nendel eesmärk oli sama, aga nad nägid, et midagi hakkab neid takistama. Ja siis võib-olla ka mõtleks, et kuule, et muudame natuke suunda, lähme natukene sealt kuskilt ümber või teeme midagi. Ei, nad läksid ikkagi, see suund oli nendel sama. Ja samamoodi täna meie olukorrad on erinevad, aga meie suund on sama. Meie suund on sama. Et valmistada pühi inimesi ette abiliste tööle. Et jõhutada üles need asju ja lähme edasi ja meie teema on nälg. Ma võtan lahti Psalm 145, 15 ja eestikeelne tõlge ütleb siin: kõikide silmad ootavad sind ja sina annad neile nende roa omal ajal. Message tõlge ütleb: sa oled saanud meie tähelepanu ja meie silmad on pööratud sinu poole. Ja sa annad meile meie nälja järgi. See, mille järgi meil on nälg, sa annad meile selle oma õigel ajal. Kui sul on nälg millegi järgi, siis sa saad selle Jumala käest õigel ajal. Aga see tingimus on, et sul on nälg. Sa annad õigel ajal seda, mille järgi nendel on nälg. Ja me teame, et nälg meie elus aeg-ajalt on tugevam, aeg-ajalt on nõrgem, aeg-ajalt nagu tunned, et üldse mingit nälga ei ole. Ja ma usun, et see on täiesti normaalne, aga täna ma tahaks puudutada mõnda asja, mis aitavad meil seda nälga hoida või kui me seda nälga ei ole, et siis mis võivad olla need põhjused, miks see nälg meil ära kaob. Ühte asja, mida ma olen oma elu jooksul nagu tähele pannud, on see, et nälg ja eesmärk on nagu, käivad meie elus ühes koos. Kui mu elus ei ole mitte mingisugust eesmärki, siis mul puudub igasugune nälg. Ma ärkan hommikul üles ja ma mõtlen, et kas teeks seda või teeks seda, läheks välja või oleks toas, et kui mul ei ole mingit eesmärki, siis ka nälg
mingite asjade järele, mul ei ole mingit nälga, ma lihtsalt olen. Ja ma lihtsalt veedan oma päeva kuidagi, kuidas läheb. Et üks asi, üks asi, et säilitada nälga, on säilitada eesmärki oma elus. Nälga ma mõtlesin, et me nälga nagu ei suuda oma elus kuidagi produtseerida või et hommikul üles, siis ma kuidagi moodi üritan ennast käima tõmmata, et mul oleks nälg. Võib-olla mõne inimese elus see toimub, aga mina ei ole seda suutnud. Aga üks asi, mida sa suudad teha, on, sa täpsustad oma eesmärke. Sa istud hommikul maha, oled Jumala ees ja palud, et Jumal annaks sulle eesmärki. Või Jumal kinnitaks sul. Ma usun, et igal ühel on eesmärgid elus, on asjad, mis Jumal on su sisse pannud, kuhu sa peaksid jõudma. Ja kui sa neid pidevalt oma silme ees hoiad, siis see tekitab sinus nälga. Sa ärkad hommikul üles, kohe see eesmärk tuleb meelde, sa mõtled, kuidas ma seda saan, kuidas ma lähen. Ja see paneb sind käima, see tekitab mingisuguse nälja sinu sisse, et liikuma hakata. Eesmärk, olgu meil eesmärk. Teine asi, mis vahel meie nälga kustutab, on, ma nimetaks seda rööprähklemiseks. Me teeme natuke ühte asja, siis teeme natuke teist asja, siis läheme sinna, siis hüppame sinna, siis teeme natuke seda, siis meil on, vahel on meie kohustusi nii palju, et üle pea, et me ei jõua enam keskenduda, me ei jõua mõelda ja siis me paneme ja põleme läbi ja meie nälg põleb koos sellega. Meil on nii palju, me võtame nii palju omale kohustusi, me tegeleme nii palju erinevate asjadega, et lihtsalt see nälg põleb selle sees ära ja me lõpus ei saa enam aru, kus me oleme. Et võta aega ja ära tegele 100 asjaga, vaid tegele korraga ühe asjaga ja sa jõuad palju rohkem. Ja nälg püsib. Ja kolmas punkt, mis ma tahaks välja tuua, on keskkond. Kui sa oled selles keskkonnas, kui sa oled inimeste keskel, kellel ei ole mingit nälga, kellel ei ole mingisuguseid eesmärki, kes rööprähklevad, kes toimetavad 1000 erineva asjaga ja sa oled nende seas, siis sa oled varsti üks nendest. Sest öeldakse, et sa oled 5 inimese keskmine, et kui sa hängid 5 mitte näljas inimesega, siis sa oled varsti 6. Isegi kui sul see nälg enne seda oli, siis usu mind, see kaob nende inimestega, nendele seltskonnas olemisega ära. Ma loeksin 2. Timoteuse kirjast, 2. Timoteuse 3 ja 10. Ja eestikeelne tõlge ütleb, et sina oled järginud mind minu õpetuses, eluviisis, nõuandes, usus, pikas meeles, armastuses, kannatlikkuses, tagakiusamises, kannatamises ja mis said mul osaks Antiokias, Ikoonias, Lüstrias ja nii edasi ja nii edasi. Message tõlge ütleb, et kuid sina, Timoteus, oled tähelepanelikult järginud ja jälginud minu eeskuju ja tõde, mille ma olen jätnud teile. Sa oled kujundanud oma elu armastuses ja vastupidavuses, mida ma oma teenimistöös näitasin ja sa ei ole alla andnud. Ja usk, ja nüüd ütleb, et usk, mis mul on, see usk, mis mul on nüüd teis. See, mille järgi mina oma elus olen nälginud või mille näljane olnud, on nüüd ka saanud teie näljaks ja teie igatsuseks. Ja kannatlikkus, mis mul teistega on olnud, on nüüd sinus. Timoteus oli koos Paulusega ja need igatsused ja see nälg, mis olid Pauluses, on üle kandunud nüüd ka Timoteuses. Et kui sa tahad säilitada või saada enda see nälga, siis otsi üles need inimesed, kes on näljased ja viibi nende seltskonnas, viibi nende keskkonnas. Ja inimesed, kellel ei ole nälga,
kes lihtsalt uitavad ringi, nendel on mingit eesmärki ja nälga, siis tõmba eemal nendest, kui sa ei taha saada nende sarnaseks. Nad ei ole halvad inimesed, aga kui sa tahad oma elus säilitada nälga, siis hoia nende inimeste ligi, kes on näljased. Hoia nende inimeste ligi ja sa oled ise varsti sama näljane. Ja lõpetuseks veel keskkonnast. Üks kõige tugevam või kõige võimsam kirjakoht, mis seda nagu kinnitab, on laulud esimene laulud 1. Õnnis on inimene, kes ei käi õelate nõu järele, ega seisa patuste tee peal ega istu pilkajate killas, vaid kel on hea meel Jehova käsuõpetusest. Kui sa oled selles õiges seltskonnas, ei ole pilkajate tee peal, ei ole õelate nõu järgi ei käi, kui sa istud nende seltskonnas, kes on näljased, siis su tee õnnestub. Amen. Aga täname Jumalat selle eest, et Jumal andnud meile oma sõna ja kui me oleme Jumala sõna sees, siis tekib see nälg tuleb ja me täname Jumalat, et Jumala sõna ütleb, et kui see elab tee sees, siis see hakkab nagu keema üles ja see tekitab uusi nagu nälgasid sinu ees sees. Et Jumala sõnal on selline võimas võime meie elus. Aga täname Jumalat selle eest ja palume ka nende inimeste eest, kes täna on kodudes ja tunnevad ennast natukene kehvemalt. Ja me teame läbi Piibli, et Jeesus on tulnud, et kuradi tegusid tühistada. Ja ta käis 2000 aastat tagasi maa peal ja parandas kõike tõbe ja kõike, kelle üle oli kurat saanud võimuse. Ja ta ütleb, et see on täna sama. Isa, me täname sind sinu sõna eest. Me täname, et sinu sõna on sama, eile, täna, igavesti. Me täname, et sa ei ole oma kogudust jätnud maha. Isa, me täname, et sa oled meie kõrval, nagu sa oled lubanud ja sinu lubadused on jah ja amen. Ja Jumal, selles täna meie olukorras ka, mis on mitte ainult meie saarel, aga mitte ainult ka meie riigid, vaid üle maailma, siis me täname sind, issand, et sina oled suurem. Ja me palume, me paneme need inimesed sinu ette, kes on täna oma kodudes, kes vaatavad meid läbi nende kanalite. Me palume nendele sinu õnnistus, sinu tervenemist, Jumal. Me palume, et sinu vermete haavade läbi on nende tervist tulnud, et see tekst on täna läinud tõeks nende elus, issand. Isa, me täname sind, et me lihtsalt ei soovi nendele ainult mingit head või tervenemist, aga me täname, et sinu sõna on vägev ja ka läbi nende kanalite võib puudutada inimeste elusid ja puudutabki, issand. Ja isand, me täname, et me tuleme nendest olukordadest välja tugevamana, kui me täna oleme, issand. Sest sa ei ole neid olukordi mitte lubanud sellepärast, et meid kuidagi maha tõmmata, vaid issand, et meid tugevamaks teha, et näidata Jumal, et sinu rahvas ei ole mingid lumehelbekesed, vaid nad on võimsad, issand, maha kiskuma ja seisma seal müüripraos, Jumal. Jumal, me seisame selles müüripraos ja me palume, issand, kogu maailma pärast, Jumal. Me näeme, et meie maailm on muutunud, kogu meie planeet on muutunud kuidagi nii väikseks või nii lähedale tulnud kõik asjad meile, issand. Ja ma täname, et olukorrad, mis tulevad, mitte ei nõrgesta, vaid me teevad tugevamaks, Jumal. Ja me täname ka, et me palume, et sa näitaksid meile, Jumal, mis on sinu rahva võimalused ja mis on sinu rahva eesmärk selles olukorras. Mida sa tahad meile sellega näidata ja milleks sa tahad meid mobiliseerida, issand. Jumal, me ei tea, kui pikk see on või kui lühike see on, aga Jumal, me tahame olla valmis, Jeesus, sinu ees. Ja oodata sinu üleskutsuid, oodata sinu käskusid, oodata neid sõnumeid, Jumal, mis sul on selle olukorra keskel. Issand, räägi meie igaühega meie kodudes, meie töökohtades, issand.
tänu sulle selle eest. Amen. Suur tänu, Kalmer, selle hea julgustava vaimuliku mõtte eest. Ja nii nagu piiblist ka loeme, nii mitmedki korrad pidid algkoguduse kristlased minema läbi kitsastest olukordadest. Ja eks Jeesus isegi pidi taluma päris palju erinevaid kitsaskohti ja kannatusi, kuid nii nagu Kalmer ütles, suund ja eesmärk olid olemas ja nad liikusid ja Jumal oli koos nendega. Täpselt samamoodi, armsad vennad-õed, meie suund on olemas, me teame, kuhu me liigume ja Jumal on meiega koos, ta ei ole meid mitte maha jätnud. Järgmine pühapäev, kui Jumal lubab ja tervist annab, siis jälle kohtume kell 11 meie meediakanali kaudu ja julgustan teid kõiki, kui te olete nüüd oma kodudes ja on töökohti, mis hetkel juba on suletud, siis ärge sattuge paanikasse, ärge sattuge masendusse, kasutage seda aega, et uurida Jumala sõna, leida sealt kosutust ja kinnitust. Meil on olemas telefonid, üksteisele helistada, kinnitada, julgustada ja kui me teame, et keegi on ka juba viirusesse nakatunud, sest Saaremaal see oht on praegu päris suur, siis me teavitame sellest üksteist ja kanname palves. Mina usun, et see on aeg, kus me mitte ei jää nõrgemaks, vaid pigem vastupidi, me saame tugevaks. Nii et õnnistatud pühapäeva jätku teile, armsad vennad-õed ja kallid sõbrad, ja ikka pea püsti Jumala poole ja julgelt edasi. Amen.